meeleavaldusest endale kasu lõigata, tuleb meil öelda, et kui nad võimule saavad, siis need samad küsimused esitame ka neile. Kas teil on olnud varjatud rahastamist? Kas rahastajad on dikteerinud poliitilisi otsuseid? Kas te olete üritanud suukorvistada õiguskaitseorganeid? Kas te olete valmis kodanikuühendusi kaasama ka tegelikult, mitte ainult ilukõnedes? See, et me siin täna korraks kokku tulime, see on väike õnnestumine. Kui me jääme kokku käima ka edaspidi, kui me jääme jälgima seda, mis poliitikas toimub, kui me jääme selleks kontrollrühmaks, kes ei lase enam varjatud rahastajatel otsuseid mõjutada, siis see on juba suur õnnestumine. Pidage meeles, et ainult siis me oleme vaba rahvas vabal maal, kui me saame ise oma riigi asjade üle otsustada. Tallinnast on saatnud meile pöördumise Marek Tamm. Maia Tamme loeb selle ette. Tere! Ma küll loen Marek Tamme teksti ette, mitte enda oma, aga mul on seda väga lihtne teha, sellepärast, et ma olen kõigega nõus. Me olevat kõigest väike rühm inimesi, kes manipuleerib avalikkusega. Me olevat vaid äärmuslike vaadetega seltskond, kes ei tea, kuidas demokraatlikus ühiskonnas käituda. Me olevat Facebooki põlvkond, kel pole aimugi tegelikust maailmast. Me olevat üksnes idealistid, kelle soovid paremast poliitikast ei pea vastu reaalsuse tuleproovile. Me oleme täna siin, et kinnitada vastupidist. Me ei ole väike rühm, meid on palju. Me ei ole äärmuslased, vaid demokraadid. Meie maailma piirid ei ole ühe erakonna piirid. Meil on küll ideaalid, kuid me ei nõua võimatut. Me ei nõua ideaalset poliitikat ega ideaalset parteid, vaid sellist, kus avalikkusele valetamine ei ole võimalik. Kus siirust ei karistata, kus sõltumatust ei tõrjuta. Ainult pime ei näe, et Eesti ühiskonnas on poliitilise usalduse kriis. Ainult katt ei mõista, et usaldus vajab taastamist. Ainult juht ei taipa, et usaldust saavad taastada need, kes selle lõhkusid. Me oleme täna siin, et neid lihtsaid tõsiasju meelde tuletada. Võim on nimetamas võimet oma tegevusest aru anda. Eesti võimuerakond kõnetab oma kodanike alaealistena, kes ei mõista valitsemise keerutlust. Võim, kes esindab rahvast, arvab üha enam, et asendab neid. Kuid me ei soovi valitsust, kes meid asendaks, vaid poliitikuid, kes peavad ennast asendamatuteks. Ega poliitikuid, vabandust. Me soovime valitsust, kes meiega arvestab. Iseseisva Eesti poliitiline ruum on ahtam kui eales varem. Me ei tohi lubada, et poliitika voolab tühjaks, neeldub partei kontoritesse ja taandub raamatupidamiseks. See on meie riik, meie poliitika, meie elu. Ükski poliitiline arutada kõiki meie ühisellu puutuvaid probleeme. Eesti vajab vanade vastuste asemel uusi küsimusi. Eesti vajab avaliku valetamise avalikku hukkameistu. Eesti vajab söakust ise mõelda. Eesti vajab, et inimesed julgevad avaldada meelt, julgevad öelda välja selle, mis on paljude südamel. Eesti ei tohi olla müüdav, Eesti ei tohi olla ülbe, Eesti ei tohi olla valelik. Järgmisena räägib Siim Vatalin, kes loeb samamoodi esitult ette ühe Ahto Lovjaka teksti. Üks teetähis sel kurval rajal, mille visandas Lord Acton oma tuntud tähelepanekus võimu kohta. Acton parafraseeris Immanuel Kanti, kes oli varem kirjutanud veel täpsemalt. Võim võtab mõistuselt parema teadmise. Et see nii on meil täna tõendeid rohkem, kui me tahaksime kokku lugeda. Sellest kriisist on saanud teravate epiteetide ehk omadussõnade kriis. Aga epiteetide loomuses on kokku võtta, summeerida, vaadata tagasi. Olulisem on siiski küsida, mis saab edasi.
Meie erakonnad on rikutud, aga veel murettekitavam on poliitikute eetiline mäendamine. See on tõeline rikutus. Valetajad, vassijad ja teesklejad on nakkusallikad kogu ühiskonna jaoks. Võimukandjate poolt pakutav kahemõõtuline legitimatsiooni kuliss devalveerib demokraatiat ja õigusriiki, koolutab kodanike teadmist sellest, mida tal on õigus oma riigilt oodata ja loota. Jah, meil on valimised, aga millised on normid ja väärtused, mis juhivad poliitikuid 4 valimiste vahelise aasta jooksul? Jah, meie põhivabadusi pole piiratud, aga kaua kestab status quo? Mis saab pärast järgmisi valimisi, pärast ülejärgmisi? Ka võimetus rikub, küll teistmoodi kui võim. On palju kohti Euroopas, kus inimesed oleksid ammu tänavail. Eesti poliitiline kogemus ja tava sellist erksust kergelt ei luba. Seda täna Eesti kahjuks. Vaikselt kaob usaldus parteide vastu. Ja kui asjalood ei muutu, siis poliitilise süsteemi vastu tervikuna ning edasi Eesti riigi vastu. Veidi pateetiliselt võiks küsida, kes teda siis kaitseb? Vaba ühiskonna kodanikuna võimsam relv on tema hääl. Ärgem laskem Toompeal ega Kadriorul seda kuulata ainult kord 4 aasta jooksul mandaadi hankimisel. Rääkigem häälekalt ja vahet pidamata. Me ei ole võimul, meil on parema teadmine, meil on parem teadmine. Mina tahaks ka. Ma leian, et selle nimel tuleb teha muutusi. Tuleb muuta esiteks valimisseadust hästi vähekene, et ei oleks partei erakonna nimekirja kindlaks määramine kuskil tagatoas, et näe see lilla või teine või kolmas mingi väike ettur, tema kindlasti saab ja inimesed, kes saavad 3000 või rohkem hääl, et nemad jäävad partei nagu Riigikogust välja. Ma ei leia, et see oleks õige. Kas teie saavate samamoodi? Teiseks, ma arvan, et tuleks tegelikult isiklikud hinnangud, tuleks muuta ka rahastamisseadust. See viis, kuidas parasjagu parteidele antakse riigieelarvest raha, võib-olla ei ole kõige paremini üles seatud. Kas te leiate samamoodi? Väga tore. Seal võib olla mingeid muid küsimusi, selliseid, kuidas saaks rohkem kodanikuühiskonda, kuidas saaks kodanikke kaasata, aga kõike seda saab veel omavahel arutada. See ühine tahtmine ja teadmine, et need 2 on enam-vähem, need põhilised valukohad on minu arvates see, mis väga paljusid teie juures siit on sundinud täna tulema välja. Et seda sõnumit anda edasi, see oleks minu rõõm. Kas ka teie? Ja nüüd Kadri Tüür. Eeskätt näidisena naisterahvast, kes kõneleda mõistab. Ja ma tahan öelda paar päris lihtsat asja. Kõigepealt 2 sisulist asja. Ma olen mures sellepärast, et sisulised arutelud riigivõimu esindajate ja riigi kodanike vahel on asendunud PR-i ja poliittehnoloogiliste trikkidega. Ma olen mures sellepärast, et riigiisad ei näe ega kuule reaalseid inimesi statistikusele, et ka need, kes ei ole Tallinnast, on ikkagi inimesed. Samamoodi ka need, kes ei ole parteidest, on ikkagi inimesed. Näiteks kohalikes omavalitsustes ei ole valimisliidud näidanud end sugugi vähem kompetentsete või vähem vastutustundlike ühendustena kui parteid. Samuti väga paljud mittetulundusühingud on aastaid teinud pingutusi, et neid võetaks vääriliste partneritena mingi kitsama valdkonna, näiteks looduskaitse korraldamisel. Tulemustega võrreldes on need pingutused sageli olnud ebaproportsionaalselt suured. Selle seletamiseks sobib hästi Eik Hermanni ja Aare Pilve loodud väljend kultajastu. Kodanikel on... Tegelikult see veel päris nii ei ole. Head poliitikud, palun pidage meeles, et kui te räägite, siis te ei räägi mitte seinale või kaamerasse, vaid te räägite inimestele, nägude ja nimedega inimestele, just sellistele nagu meie siin. Me vaatame teid ja me kuuleme teid, me saame aru, mida te räägite ja me sooviksime, et see protsess toimuks ka teistpidi. Palun vaadake, palun kuulake, palun räägime üksteisega ja võtame üksteist ka kuulda. Me kõik oleme inimesed. Keegi ei ole seda rohkem või vähem kui keegi teine, isegi poliitikud mitte.
Küsimus ei ole erakonnas või maailmavaates. Küsimus on üha enam maad võttes tagatoapõhises parteidistsipliinis, mis välistab igasuguse sisulise kommunikatsiooni koopast väljapool. Kommunikatsiooni tõrkega ühiskonnad aga lagunevad väga kiiresti. Kahtlemata on neid protsesse seni vaikidest pealt vaadanud kodanikud samuti olukorra süvenemisse oma panuse andnud. Aga muutusi algatada ei ole kunagi hiljem. Niisiis, kuidas edasi minna, kui me oleme probleemi sõnastanud ja võib-olla isegi kokkuleppe? Järgmisena Mihkel Kunnus. Piiliga väljast oma kurjus nii väärika asja peale. Mis mõttes me oleme ekstremistid? Me peame minema lihtsalt väga elementaarsete asjade juurde tagasi. See ongi kõige alandavam, mis olla, et sa ei saa tulla tänavale idee pärast. Et sa üldse pead tulema, sa pead kasutama nii primitiivset kommunikatsioonimeetodit. Teiseks, me peame siin meelde tuletama kõige elementaarsemaid asju. Mis asju õõnestab ausus? Ausus õõnestab valesid. Kui ta näeb, et pooled inimesed puuduvad, ta tahaks pahandada puudujatega, aga mitte nendega, kes on kohal. Praegu tahaks ma ka pahandada puudujatega. Inimesed, kes te puudute, kahju, et teid kohal ei ole. Nii. Elementaarsete asjadega on keeruline sellepärast, et me oleme ära unustanud, kuidas neid sõnastada. Need on meie jaoks nii elementaarsed. Näiteks see aususe nõudmine. Me nõuame ausust. Ja sellepärast peaks küsima neid, kes vaidleb meiega. Kes on see, kes aususe nõudmist peab õõnestamiseks, kes peab seda äärmuseks. Seda saab äärmuseks pidada ainult paadunud valetaja. Ja selle vastu me täna oleme. Tere kõigile, kas te kuulete? Kõik on juba olnud. Oli selline partei, väike grupp nõndanimetatud seltsimehi, kes haarasid kogu võimu lausa mitmes riigis. Ja seda mitte ainult toore jõuga, vaid ka rahva salakavala lollitamisega. Oli selline režiim, mille üks nippe oli inimeste pidev hirmutamine. Kui meie teid ei valitse, siis tuleb midagi väga hirmsat. Tulevad need koletised sealt, orjastavad teid kõiki. Oli selline partei, mis nimetas end ainulaadse ajaloolise ülesande täitjaks. Oli selline partei, mis armastas uhkustada erineva statistikaga, mis näitas, et kõik on hästi, kuigi ei olnud üldse. See partei käitus rahvaga ülbelt ja vägivaldselt ja püsis võimul siiski üle 70 aasta, tuues kogu maailmale häda ja viletsust. Me ei tohiks neid parteisid või seda konkreetset parteid eeskujuks võtta. Seda poliitilist jõudu lasta endale lõputult pähe istuda, sest tegelikult me teame, mis kõik võib olla heitlikkuse ja passiivsuse korral juhtuda. Me peame ütlema ei tegelastele, kes arvavad, et ainult neil on õigus teisi kamandada. Miks? Sest demokraatias valitseb kes? Rahvas! Valetab, see varastab. Kes valetab, see varastab. Kes valetab, see varastab. Mina olen väike. Ma olen 18 teida. Siis valestada. Seda on ka harjutama. Aga kes tuleb ette, et kui on sesse, kui palju ei
kalli sellist üldse mõelda. Mulle meeldis valetada, kes valetab, see varastab. Kes valetab, see varastab. Väga hea. Tahaks samamoodi meelde tuletada, et tegelikult poliitikud ei ole omaette. Nad on kellegi sõbrad, kellegi vaenlased, kellegi naised või mehed ja nad elavad meie keskel. Meil on võimalik nendega suhelda siis, kui nad seda tahavad kuulda. Ja sellised üritused nagu täna sunnivad meid märkama, sunnivad aru saama, et kõik ei ole korras, kõik ei ole statistika. Siin on palju halba, millega on vaja tegeleda. Ja ma tahakski selles osas lihtsalt panna teile meelde, kui vaatate peeglisse, kui lähete koju ja mõtlete, mida ma saaksin teha selle jaoks, et olukorda paremaks teha, kellega rääkida, kes oleks see üks või kaks sõpra või tuttavad, kellele öelda, et näe, ma tahan teha midagi, tahan, see põleb, see kriibib mu hinge, et olukord on selline. Ei saa nii edasi. Kas teie arvates saab? Ei. Noh, minu arvates ka ei saa. Ja üksinda seda ei saa muuta. Saab muuta koos. Saab muuta nii, kui igaüks meist on see saadik, see esindaja, kes läheb teiste rahvaliikmete juurde ja ütleb, et kurat, no kaua võib, meil on kõrini. On teil kõrini? Öelge siis seda, meil on kõrini. Meil on kõrini. Aeglasemalt. Meil on kõrini. Meil on kõrini. Väga hea. Nüüd Tarmo Jüristo. Parandame probleemi. Mure on minu jaoks aga see, et kui need samad probleemid lahendada meetodid ei tööta, sest mis siis hakkab juhtuma see, et hakkab kaduma usaldus ja usk nende samade üldiste demokraatia struktuuride vastu ja see on koht, kus ma kardan, et meil kahjuks mingit teist head alternatiivi vahetust kuskilt võtta ei ole. Ja kuidas seda muret siis lahendada, siis üks asi, kõigepealt mulle tundub, et ei ole hea lahendus. Mina isiklikult vähemalt kindlasti ei usu, et meie taga ja on meiega tegelikult. Nad on samamoodi poliitikute vastu. Neid ka häirib. Nad lihtsalt ei tohi seda välja öelda. Sotsiaalvõrgustikes riiki ja valitsust kihutud, aga miskipärast võttis nii kaua aega, et lõpuks ei kokku tulnud. Nüüd oleme siin. Mult on küsitud, kas te teete seda kiusust või igavusest? Kas te pole muud teha? Ma vastan, me teeme seda oma töö ja pereelu võhvat, sellest, et teisiti enam ei saa. Seda on vaja teha. Ja meilt on küsitud, mis on teie positiivne programm? Ja ma vastan, see, kui me tuleksime siia käsulaudadega, ei esineks mitte sugugi senistest valitsejatest. Meie positiivne programm on see, et igaüks teist hakkab mõtlema, kuidas ta riigi ja rahva huvides tegutseda saab. Ei saa enam hoida ennast poliitikast eemale, aga poliitika ei tähenda parteipoliitikat. Poliitika tähendab avatud silmi ja kõrgu ja mitte oma suu kinni hoidmist. Aitäh teile kõigile, jätke oma kingitused ja sõnumid adressaadile. Ma loodan, et adressaat mõtleb nende üle sügavalt järele ja näeb, et see ei ole mitte radikaalne vägegrupp, vaid see on Eesti rahvas, kes on täna koos on. Võrdleks lihtsalt paari asja. Ütleks koos, aitab valedest, et valetaja hakkab varastama ja meil on kõrini sellest. Alustaks siis, aitab valedest. Aitab valedest. Meil on kõrini. Meil on kõrini. Meil on kõrini. Väga hea, läks paremaks. Väga tore. Ja valetaja varastab. Ma tahan, et tulevikus aasta pärast meil teaks, et olukord on parem.
et meil ei saa enam valetada, et meie hakkame vastu. Tänane üritus on esimene samm sellel teel. Kas te usute seda? Siis sellega seoses ütlekski, me lähme küll koju, aga me lähme koju, et rääkida sellest, mis toimus. Lähme koju, et meid saaks rohkem, et meid oleks koos, et me oleks koos, üheskoos ja teeks kõik selle teoks. Usute?